Stopp, aitab. Lihtsalt lõpeta ära. Ma keerasin siis liiga palju, ta nüüd jääbki tulema siit. Ei huvita. Radeel. Jama. Need naabrid, kellest ma rääkisin, üks korra mäletate. Juba lõhkusin selle otsa ära. Issand, täna hommikul, mis juhtus? Nii. Tahtsin alustada ja pesu sai valmis. Olen kohe tagasi. Nii, ma olen tagasi. Pesu on kuivatama pandud ja laps kõrvetas mikrolaineahjus pasta täiesti põhja. Aga täna on selline plaan. Ma pean valmis ennast sättima, sellepärast, et ma lähen koosolekule. 2 tunni pärast hakkab koosolek ja siis ma mõtlesin, et kuna ma tellisin Notinost asju, et siis ma näitan, mida ma tellisin. Ühtlasi ma olen tahtnud tükk aega rääkida sellest, et ma ei tea nüüd, kes on vaadanud mind kauem. See ilmselt nagu tajub, et päris hästi palju asju on muutunud. Ja üks asi, mis on rohkem sellise viimase, ma ei tea, paari aasta projekt on see, et ma olen üritanud hakata nagu kokkuhoidlikumalt elama. Et kes vanast ajast mäletab igasuguseid haule kogu aeg, mingi kodusisustus, küünlad, ma ei tea, igasugused asjad, üldse asjad, kosmeetika, ühesõnaga igasugused sellised haulid hästi palju. Siis nüüd ma olen üritanud mitte enam siis hulluks minna. Olen ostnud pigem, mis on vajalik ja nagu see Notino tänane haulgi on ju, et kui vanasti ma ikkagi proovisin, katsetasin igasuguseid uhkeid kaubamärke, siis nüüd ma nagu olen liikunud sinnapoole kosmeetika osas, et katsetada pigem soodsaid tooteid, et mis tegelikult on sama head, eks ju, kui mingid kallid asjad. Ja ka selles mõttes, et ma enam ei katseta tegelikult nii palju erinevaid tooteid, vaid ma pigem nagu ostan neid asju, mida mul on vaja. Ehk et nagu ka seekord see kosmeetika haul oli see, et ma ostsin asju, mida mul oli vaja ja tegelikult lõpus oli ikka kripels, et äkki võtaks ikka midagi põnevat ka ja mis see umbes Essence'ist enamused asjad on ja et mis see 6 eurot enam, et prooviks mingit põsekuna ka on ja siis ma nagu stopp, aitab. Lihtsalt lõpeta ära. Sul on piisavalt igasuguseid põsepunasid mitmeks aastaks, kui mingi arvutus oli, et ühe põsepuna, kui sa nagu põhimõtteliselt enam-vähem igapäevaselt kasutad ära 9 kuuga. Ja arvestades, et mul on selliseid, mida ma kasutan 3 või 4, siis saab igaüks ise arvutada, eks ju, paljuks ajaks mulle nendest jätkub. Aga nüüd ma mõtlesin et võtaks siin suvel kätte ennast jälle rohkem. Ja mõte ei ole nagu selles, et mingi hulluks minna ja kõik asjad endale ära keelata. Aga et teha nagu pigem natuke siuke ostupaus, et mõelda rohkem läbi ja kaaluda ja mitte nagu kohe, kui midagi mõtled, et oleks vaja, kohe lähed ostad, et pigem nagu mõtled ikkagi, paned nii-öelda soovnimekirja edasi vaadata, sest mul on nagu see asi, et mul on praegu täiesti tööga hullumas. Ja ma olen aru saanud, et ma pean järgmisest aastast jälle oma plaanid üle vaatama. Esialgu ma lihtsalt mul on plaan vähendada koormust ühe projekti võrra ja vaadata, kas siis on mõistlikum, aga sealt jällegi tulebki see, et rahaliselt sinna jääb siis üks katmata koht ja selleks tuleb nagu valmistuda. Ühesõnaga mõte on lihtsalt hakata siis leidma seda tasakaalu. Et töömaht oleks selline, et elaks ära, aga samas nagu, majanduslikult, aga samas nagu elaks ära ka emotsionaalselt ja füüsiliselt, sest praegu ma tunnen, et ma olen, natuke liiga palju on kõike. Mul on praegu kõik, kaardin liigub, sest aknad ja uksed on kõik lahti, sest laps selle pasta kõrvetas köögis ära ja ma ei tea, mul tegelikult just puhas pesu köögis diivani peal, nii et ma ei tea, kas ma pean hakkama kõike uuesti läbi pesema. Võib-olla viin välja tuulduma, aga ma ei tea, me lähme täna Tallinnasse. Ta oli ise nii õnnetu, ma üritasin ta maha rahustada, et ei ole hullu, ikka õhtub. Aga kuna mul tegelikult on kiire, siis hakkame peale, sest et esimene asi oli tegelikult nagu tasuta kingitus nii-öelda Essence'il oli Notinos mingi kampaania, et kui tellisid seal, ma ei mäleta paar asja, et siis said nagu tasuta kingituseks selle Swammi. Ja ma ütlen ausalt, ega ma neid enamasti märjaks ei tee, sest et minu arust kui ma märjaks teen, siis ta lahjendab tooted täiesti ära ja
esmapilgul mulle tundub, et ta on nagu täitsa okei. Ja nagu ma rääkisin ka, siis segan kokku 2 seda jumestuskreemi. See on see, mis tootmisest maha läks, aga ma käisin uut formulatsiooni tegelikult katsetamas, poes näppimas ja mulle tundus, et ta oli üsna sarnane. Et selles mõttes ma isegi usun, et ma saan jätkata selle ostmist, kui mul need otsa saavad. Ja siis ma lihtsalt panen siia svammi peale heledat ja tumedat segamini ja segan ära ja vaatan, kuidas jääb ja vajadusel panen juurde siis seda heledat või tumedat pärast. Mul on kusjuures peegliks täna, mul on muidugi see vaataja saadetud peegel, mida ma tegelikult kogu aeg kasutan, aga täna pesamuna palus, et kas ma võiksin kasutada tema peeglit, mille tema sai siin selleks, ma ei mäleta, sünnipäevaks või mingiks asjaks, et ma siis tema rõõmuks täna kasutan seda, kuigi tal on aku tühi ja valgust ei ole, aga noh, saame hakkama. Aga ma panen, jah, see svamm on, ma ei tea ju, ma ei mäleta, mis see maksis, sellepärast, et see oli tasuta kingitus. Aga tundub väga normaalne, et ma panen selle jumestuskreemi lihtsalt näkku ära. Noh, toon tuli suht normaalne, aga mul on ausalt öeldes need paar mingit unni, mis ma endal siin nokkisin katki ja igasugused asjad, et see näonahk kõige ühtlasem praegu ei ole ja tegelikult see aasta ma proovin võimalikult vähe päikest saada näole. Et tegelikult mul on üks nokamüts, tahtsin just öelda, et peaks ostma kübara. Me just rääkisime, et hakka kokku hoidma. Ei, kohe tahaks kübarat osta. Et ühesõnaga kannan rannas nokamütsi, kui teed, ma kandsin eelmine aasta ka. Aga see näonahk, ma juba näen, kuidas ta kohe, kui seda päikest hakkab liiga palju saama, ta tõmbab selliseks tügi väsinuks või selliseks. Ma tegelikult, siin ongi ma tegin nimekirja siis asjadest, mida ma nii-öelda ei plaani osta siin 3 kuu jooksul, ütleme, no võin 3 kuud öelda selleks ajaks, et ma ei tea, kas see täpselt nüüd 3 kuud on, ma ütlen, see ei ole nii traagiline, ma lihtsalt tahan nagu, no mõte on selles, ma olen küll täiskasvanud inimene, ma võin teha, mida ma tahan, aga ma pean nagu proovima täiskasvanud inimene olla ka selles suhtes, et ma saan aru, nagu, mida on mõistlik teha ja mida ei ole. Et selles suhtes ma nagu ei ole hoobilt mõte ideaalne olla, vaid iga päev natuke parem. Või noh, kas nüüd iga päev, see on siuke tore, kõlav reklaamlause, aga noh, ühesõnaga lihtsalt mõistlikumalt käituda. Ja tegelikult üks asi, ongi, mul on siin nimekirjas 16 asja, mille pealt ma kavatsen kokku hoidma hakata esimese hooga. Ja üks asi on tegelikult ongi huulepalsamid. Seepärast, et see tuli mul meelde sellepärast, et ma tellisin selle uue Essence Glow huulepalsami. Ja tegelikult on see, et huulepalsamitega nüüd ma pean ära kasutama, mul on üks selline, mis mulle väga meeldib. Ja ma olengi väga valiv huulepalsamite osas, et see on nagu maitse, konsistents, paksus, eks ju, kas ta kleebib või kleebi, no ma väga nagu, ma ei saa lihtsalt kasutada, kui mulle ei meeldi üks neist asjadest. Ja selles mõttes mul ongi see Pupa oma ja Pupa suvekollektsioon tuli uus välja ja ma käisin juba vaatamas, juba mõtlesin, jumal väga, ja mis asja, mul on eelmise aasta oma alles ja see on päris kallis ja selles mõttes ma mõtlesin, ma proovin seda Essence'i oma, mis on siis soodsam, ta on selle süsteemiga, et siis nagu keerad, siis tuleb. Peab vaatama, et liiga palju ei keera, seepärast, et muidu ei saa tagasi teda, on ju. Ja näed, nüüd hakkas tulema nii, et oi. Aga siit pealt siis... Ja palju ta nüüd siis tuleb, kas ma keerasin siis liiga palju, ta nüüd jääbki tulema siit või? See on see variant, mis on selle kerge tooniga, nagu peaks olema. Et väga ilus. Mingit lõhnamaitset nagu väga ei ole, ma ei tea, kas tal peaks olema. 3 tooni oli.
üks oli täiesti nagu ilma, see peaks olema õrna sellise roosa tooniga, nagu te näete ka siit. Ja, see on väga okei. Aga jah, huule peal see on teine asi, mida ma ei kavatse osta, on igasugused näoseerumid, näokreemid, igasugused sellised asjad. Seepärast, et mul on neid niisutavaid näokreeme, näiteks see, mille ma sain advendikalendrist, on ju. Ja talvel nad ei olnud piisavalt niisutavad minu jaoks, aga kuna nüüd on suvi ja nahk on parem, siis on praegu täpselt siuke hea aeg need ära kasutada. Nii et teine asi, mida ma kindlasti ei plaani osta, on mingid seerumid ja näokreemid. Ma loodan, et ma leian üles selle Glow Recipe seerumi, mille ma ära kaotasin, aga kui ei leia, siis saan lihtsalt näokreemiga hakkama. Siis kolmas asi, mis ka veel siin nagu ilu valdkondad läheb, on küünelakk, et 1,5 aastat või rohkem on see, kui ma küüned maha võtsin. Mul tegelikult küüned kasvavad väga hästi, need on väga pikad, aga ma just murdsin ühe ära, sest kuskile vastu näin. Ja ma ei tea, kes mäletab, mitu korda ma selle aja jooksul olen küüsi lakkinud selle 1,5 aasta jooksul. Ühe korra, 2. Ma lihtsalt ei leia selleks aega ega tahtmist. Nii et kui ma vahepeal käisin ja vaatasin, et kevadine küünelakk ja suvine küünelakk ja jõuluküünelakk ja mida iganes, siis nüüd ma olen nagu ei. No vähemalt 3 kuu jooksul ma kindlasti ühtegi küünelakki ei osta. Mis ma Latinost tellisin, on siis uue kollektsiooni puuder. Sellepärast, et mul puuder hakkab otsa saama. Ja kuna Essence'i oma on üle poole odavam kui see, mida mina kasutan, siis ma mõtlesin, ma katsetan. Kuskil ma nägin, keegi kiitis. Mis on? Praegu ma teen selle video ära, mul on kiire. Nii. Ja vaatame, siin on küll kirjas, et on matistav. Ja matistamine ei ole otseselt see, mida mul nagu vaja on. Aga ma kuskilt nägin ühte arvustust, mis tegelikult ütles, et ta ei ole mega matistav. No näete, mingid kuma ikka on juures selles mõttes nahal, et ei ole liiga matistav. Praegu mulle tundub, et see on väga hea variant. Et ma ei tea, siin ei ole arvet kaasas, aga see oli midagi 6 euro kanti. Ja 9 grammi, seda jätkub päris kauaks. Tundub väga okei. Siis üks asi, mida ma ei osta veel, ehk et siis 4. asi, mida ma ei osta, on uued ujumisriided. Näen nii palju neid videosid. Suvi tuleb mingi uued ujumisriided, see aasta on umbes helesinine ja kollane maas. Mul nagu ei huvita. Ei huvita ja ma ei taha ja tegelikult on see, mul on üks ujumistrikoo, mul on ühed bikiini ülemised otsad, need mõlemad on 5+ aastat vanad, musta värvi tähendab. Ja rannas ma tegelikult kannan kas neid hästi lühikesi retuuse või hästi lühikesi pükse. Sellepärast, et ma käin lastega rannas, ma käin rattaga rannas, ma jooksen seal ringi, mida iganes. Mul on nii palju mugavam nendega kui mingite, ma ei tea, stringibikiinidega niikuinii. Nii et selles mõttes see jutt, et mingi iga aasta tuleb uued ujumisriided osta, on ka täielik jama. Ja isegi 5 aasta tagant ei tule. Täiesti edukalt saab hakkama nende samadega ujumisriided sükst materjalist. Ma imestan tegelikult lihtsalt, et mul see trikoo, ta ei ole nagu kõige parajam, sest ma 5 aastat tagasi kaalusin 20 kilo rohkem. Aga tead, üllataval kombel saab väga normaalselt hakkama. Ja siis, kuna ma tellisin nüüd siit Natinost sellise ripsmeduši, huvitav. Kust ma siis lugesin? See ei ole see nagu, mida ma uuest kollektsioonist tahtsin. Aga ta peaks olema ka selline, mis nagu ei lähe siis laiali või asjad. No vaatame, seda ma veel katsetan. Aga mõte on jah selles, et üks asi siis 5, mida ma ei tahaks osta, on kallid ripsmedušid. Sest see tegelikult, mida mulle see ka üks teie hulgast soovitas, mida ma ostsin ja ma olen mega rahul. Aga see on ilma soodukata 30 eurot. Ja see on mingi 5 või 6 on ja. Et kui leiaks nagu soodsama, mis on sama hea, kui nüüd tõesti ei leia, sest ma kasutan need ikkagi ära, ega ei ole tore, aga hea küll, kannatan ära. Ja kui tõesti mingi
koppa ette viskab või mingi soodukas jälle tuleb, siis ma ostan selle kallima Jane Airedale'i oma. See oli tõesti hea. Aga prooviks jah katsetada nagu soodsamaid variante. Praegu ma panen lihtsalt mulle väga meeldib see kontuuria. No pole hullemat nagu karpi, mida lahti teha. Ta lihtsalt nagu, kui mul oleks praegu küüned, ma oleks tõenäoliselt ära lõhkunud. Aga ta Nixi asjad on ka nagu normaalse hinnaga ja normaalse sellega, aga ma keerasin seda liiga palju, sest nii kaua pidi keerama ja nüüd ta siit kui tuleb. No, tüdrukud on kodus, ma pakun neile pärast, et kas nad tahavad peale panna endale. Aga ma räägin siis nii kaua, kui ma seda panen edasi sellest, et mida ma veel ei plaani osta, on see, et keegi mäletab, siis mul vahepeal oli siin suur hoog peale, et uut lõhna tahaks. Sest et ikka nagu ikka on suvist ja kuidagi tüdimus on nendest, mis on ja mida iganes on ja. Siis või lõhnaspreid on ja asjad, siis nüüd ma jõudsin selleni, et ma ei kavatsegi osta uut lõhna. Mul läks õnneks see hoog üle, sest et see on ikkagi sellised asjad, mis mul hooga käivad, tavaliselt lõhn on ikkagi kallis. Et selle üle ma ikkagi mõtlesin natukene järgi ja ma panen seda sama kontuuri, et pärast hajutan, rahu, ma veel hajutan. Et mis ma tahtsin lõhnade kohta öelda, on see, et vahepeal ma ostsin neid lõhnaspreisid ka ja nende poole mul absoluutselt ei tõmba viimasel ajal. Ja see, et mingi suvine lõhn või mida iganes, mul on mingid lõhnad. Tegelikult see tänane video on ka suuremasti jaolt seotud selle nagu Project Banniga, mida ma teen. Peakski teile juba update'i tegema, pole nüüd paar kuud vist teinud, et kuidas mul sellega läheb. Aga jah, et kasutan ära need tooted, mul on üks on see Moschino, karul on pea viltu. Seda tegelikult ma kasutasin koolis, seepärast, et õpilastele meeldis. Ta on nagu siuke mullinätsu lõhnaga natuke. Ja siis mul on Hugo Bossi Deep Red, mis on nagu selline, mis 25 aastat on kogu aeg nagu olnud olemas. Ja siis ongi niimoodi, et tegelikult kui ma selle ära kasutan, mul on paar pisikest kajaali lõhna lõppu veel. Nii et tegelikult me peaksime sellega jõudma ilusti novembri lõppu, kust ma tahan hakata kasutama jälle oma Joe Malone'i Ginger Biscuitit, mis on see jõululõhn. Siis kui vaja varem otsusab, siis tegelikult isegi, me ju tavaliselt toome minu sünnipäeval 15 november kuuse tuppa või nädal pärast minu sünnipäeva nädalavahetust tavaliselt toome, kuidas ta siis juhtub parajasti päevadega kattuma ja siis juba on täiesti okei jõululõhna kasutada ja seda mul jätkub kindlasti terveks jõuluajaks, sest ma ei ole rahatsinud seda üle-eelmine aasta väga kasutada, sest üle-eelmine aasta ma ostsin selle tädi kinkis mulle raha ja siis ma ostsin selle ja eelmine aasta ma praktiliselt üldse ei raatsinud kasutada. Aga nüüd on see ka, et ega lõhnad ju ka tegelikult nagu ei ole igavesed. Et ma tahan teda kasutada ikkagi siis, kui ta on tõesti hea veel. Ja selle tõttu siis ma mõtlesin, et ma kasutan ta ära nüüd. Nii et lõhna ka ei osta ja lõhnaspreid ka ei osta. Siis 7. asi ma ei osta lõnga. Enne kui mul on mingid projektid valmis, viimati ostsingi siis, kui mul oli see eriprojekt kiire hakkas ja oli vaja ruttu teha ära üks asi. Või see kingitus sellele väiksele poisile. Ja nüüd on niimoodi, et mul ei ole rohkem vaja. Ta pean nüüd korraks mõtlema, mida ma üldse tegema pean. Ma arvan, et ma peaksin see puna panema. Uuest haulist ei saa ju näidata, sest ma olen nii tubli ja ei ostnud põse puna. Aga ma kasutan seda Natasha Denona seda mini, mis ma soodukaga ostsin. Minelgi sügisel siin on 2 põsepuna ja highlighter. Ja siis ma panengi highlighterit, võtan siit eraldi ja panen nina peale niimoodi kulmud alla. Ja silma sisenurka ka. Ta läheb suht vähe. Ja siis tõmban kõigist üle. Hop. Siis tuleb selline sädelev nagu põsepuna. Ja seda panen siis
sinna kuhu käib pusepuna. Aga jah, lõnga mul on. Randa nii lõnga kaasa ei saa võtta. Ühe korra tegin ennast selle vea. Pärast on kõik kohad. Terve lõng liivane. Nii et nii palju, kui ma kodus või kuskil tahan heegeldada, siis selleks mul on, ma usun, terveks suveks piisavalt. Ja teine asi nagu hobidega seotud on see, et ma ei osta raamatuid. Raamatutega on üldse see, et peaks tegelikult minema raamatukokku. Aga mulle ei meeldi nagu raamatukogu puhul see, et on see nagu ajaline surve. Et siis ma kardan kogu aeg, ma unustan tagasi viia ja pikendada ja see. Ja tegelikult on see, mul on neid raamatuid ja ei osta isegi enam nüüd praegu nii, et oi, see on ju ainult paar euri. Ei, ma teen ülevaate, mis mul on ja lihtsalt proovin need nagu kõik ära lugeda enne, kui ma siis uusi juurde ostan. Nii, siis ma ei osta juuksemaske ja palsamid. 9. asi, sest et maske mul on nii palju, kui mul vaja on. Millalgi ma näitan ka seda, mida ma kasutan igakuiselt. See on korra kuus kasutamiseks. Ja siis palsamid ma ei kasuta, ma ei näe mingit pointi. Mõnikord ma panen seda lillaga seda pähe jäetavat palsamit pärast pesemist. Ainuke asi, milleks palsam hea oli jalgade raseerimiseks. Aga mina ei tea, ausalt öeldes, siia juurde tegelikult võiks salaja järgmise punktiks lisada, et ma ei kasuta seda. Panen endale kohe kirja siia mingeid raseerimisasju. See tähendab siis seda, et mingid raseerimiskeelid, vahud, igasugused asjad täiesti normaalselt saab vedelseebiga selle tehtud ja mingid vahatamise asju ma ka enam ei julge. Käin vahatamas ja taha viimati rikkusin omale ära näonaha. Selle nende koduste vahatamise strippidega. Võib-olla ma ei osanud, minu viga, ma ei ütle, et need halvad on, aga minule ei sobi, mina nendega ei taha. Siis ma ei kavatse osta kalleid šampoone. Ma ei tea jälle. Võib-olla inimesed ei ole muga nõus, ma ei tea, aga minu arust ei ole kallid šampoonid paremad. Või ütleme siis niimoodi, et kas ta on hea või halb, see ei ole nii hinnast. Ja tegelikult, kas ta on hea või halb, ei ole isegi hinnast ega šampoonist, vaid tihti nagu inimese juustest. Ja minu isiklikult juustele ma ei ole kunagi märganud mingi märgatavalt paremat tulemust mingi hästi kalli sellega šampooniga. Kui mul on mingid mingid elvitaalid või ma ei tea asjad, ma olen väga rahul. Praegu ma kasutan seda, mis Kerli mulle Türgist tõi eelmine aasta. Ma vaheldumisi teistega olen kasutanud, aga see hakkab nüüd otsa saama, mingi juba kiideti, eks ma siis näitan, kui otsa saab. Kerli ise ütles, et ta ei olnud nagu väga rahul sellega, aga minu arust tundub nagu normaalne. Midagi sellist ei ole, mille pärast koju kirjutada, aga jah. Nii, mis ma tahab tegelikult, vaat see ongi see. Mul on raske teha mitut asja korraga niimoodi, et ma pean tegema meiki, mul on kiire, ma pean rääkima, mis ma tellisin. Mitte ma ei pean ja mingi, pange mulle see püstol otsa, et te sunnite mind siin tegema neid asju. Aga ühesõnaga. Keeruline, aga ühesõnaga ma tellisin sellise kulmuduši, sest et Essence'il on ka hea kulmuduš, mida ma kogu aeg olen kasutanud, aga tal on natukene see hari on suur minu arust, et ta võiks nagu väiksem olla ja sellel on nagu hästi pisike hari. Et nüüd on lihtsalt küsimus sellest, tooni ma leidsin jumal normaalse, siukse tumepruuni, aga küsimus ongi selles, et kas ta ise nagu hea on. Ja ma ütlen, ega neid, kui ma võtan uusi tooteid katsetan, siis esimest korda siis ega seda ei tasu nagu võtta väga puhta kullana ka, et alati sellised tootearvustused, mis ma olen ära kasutanud, on nagu parema kaaluga selles osas, et kas ma soovitan mingeid tooteid või ei soovitaks, et see üks kord ei pruugi näidata tegelikult mitte midagi. Et selles osas ma ju jään neid tooteid kasutama edasi. Normaalne on, aga vaatame siis, kui mul kulmud natuke heledamaks lähevad või kuna ma käisin vahatamises, siis äkki on paremini aru saada. Teine asi on see, et ma praegu tundub, et ta üsna kuiv. Siit mingi üks kulmukarv on, ma ei tõmba välja, nüüd on auk pärast, ma lõikan ta lihtsalt ära.
et ta tundub suhteliselt nagu kuiv siuke, et vähe jäi seda toodet siia peale, aga noh, see on võib-olla nagu rühmadušiga, et hakkab alles siis olema. Saad aru, kui hea ta on, kui oled, ütleme niimoodi, mõned kord kasutanud. Nad vajavad sisse töötamist. Ütleme siis niimoodi. Ma ei tea, mulle tundub siit nagu mul oleks väga kuidagi üle pingutanud siin mingite asjadega. Valgus on kehva, täna on jälle nii vihmane ja pime päev. Me tahtsime minna Tallinnasse osaliselt sellepärast, et lastega loomaaeda minna. Ja nüüd lubab eile täielik paduvihm, homseks lubab jälle täielikku paduvihma. Selles mõttes kurb natukene. Siis ma tellisin Essence'i selle silmalaineri, mis käib siis siia veejoone peale, enne. Et võib-olla ma panen selle ära ja siis tulen tagasi, siis te näete kohe vahet. Noh, nüüd peaks olema aru saada, kuna ma vahepeal ära panin. Et see silmas ise veejoone lainer, tegelikult mulle hullult meeldib, ta nagu avab silmad rohkem ja just selline beige peaks ta olema. Tegelikult ma hakkasin neid üldse kasutama siis, kui ükskord Karina saatis mulle Iirimaalt, me tookord tegime sellest videosid või noh, see on kuskil videos, et ta saatis ja siis ma hakkasin seda kasutama ja siis mulle juba lõhkusin selle otsa ära, tundus, et ühes oli vähem ja ma olen väga hea meel, et ta saatis ja tutvustas, meil Essence'it ei müüdud, vähemasti Pärnus siis see hetk veel ja siis ta saatis mulle kuskilt Primarkist või kuskilt mega hea meel, et soovitas ja mul on väiksed silmad ja selles mõttes on väga tore, et ta saatis ja et ma sellise tootega tutvusin. Siis vahepeal võib-olla räägiks ära järgmise asja, et mida ma osta ei kavatse, see ongi igasugused need pinslid, kosmeetikakotid, pinslid, asjad. Mul on neid piisavalt esiteks ja pinslitega on see. Vahepeal jälle piilusin, oi nii tore, tahaks uusi pinslid. Mu kõige uuemad pinslid, ma arvan, on 2 aastat vanad ja kõige vanemad on 20 aastat vanad. See, ma arvan, on reaalselt 20 aastat vana, see on Artekost ostetud, sellest ei ole mingit märki, sest see on ära kulunud siit pealt. Aga no karvad on küljes. Kui karvad on küljes, siis on kõik hästi. Teagi, kuidas siit edasi minna. Aga ühesõnaga, pole vaja uusi. Tegelikult ei ole vaja ja ei osta. Vähemasti järgmise 3 kuu jooksul ei osta ja nii ongi. Nii, nüüd mul on vaja sellist asja teha, et ma ei tea, kas ma viitsin laineri joont teha, ma ei tea, noh. Tegelikult tahaks põsepuna mingit heledamat natuke, ma võtan siit sellest paletist seda. Panen natuke seda roosamat, kuidagi nagu väga tume on kõik see asi siin. See ere roosa jääb ka siin selle tumeda põsepuna peal ka nii tume jälle ja ma ei tea. Ei ole kõige parem. Tegelikult üldse hästi tark on enne ülitähtsat koosolekut katsetada nagu meiki. Aga tead, ma olen täiskasvanud inimene, ma võin teha, mis ma tahan. Ja nii ongi. Ühesõnaga, ma mõtlen, et ma teeks laineri joont nii palju, et ma teeks mingi pintsliga selle. Viitsi nagu midagi muud hakata tegema. Ma teeks lihtsalt selle, siin ei ole tume pruuni. Teeme mustaga siis või? Võtan siit samast paletist musta ja teen laineri joone väikse. Ja nüüd ma hakkan aevastama. Jumal tänatud, et ma aevastan siis, kui ma seda joont tegin. Tead mis või? Ma ei tea. Mis uute otsustada. Ma ei taha üldse tegelikult teha. Põhiliselt sellepärast, et ma ei viitsi. Ja mul on tegelikult kiire ja ka päris issand täna hommikul, mis juhtus. Ma sain raamatupidamisega nulli, nagu kõik asjad on tehtud. Raamatupidamise poolt tšekid saadetud, arve makstud, kõik, mis mul teha oli vaja. Kõik on tehtud. Issand, kui hea tunne see on. Te ei kujuta, et raamatupidamine on nii nõme, sest et see ettevõte, no mul on ju mikroettevõte, üksi on ja teen. Ja sellest mu sissetulek ja kasvu on nii väike, proportsionaalselt, aga ma nagu maksan kodulehte
tähendab seda veebihaldus kodulehe see hooldaja, kes mul tegi, see on nagu ülinormaalne tüüp, ma ei tea, ta nagu ikka vahepeal maksan talle midagi, aga ta võtab väga normaalselt raha, isegi vähem, ma arvan. Võiks ta nii normaalne, ta võiks rohkem võtta, ma oleks nõus tal rohkem maksma. Aga raamatupidamist maksad, no raamatupidamine mul on ka väga hea deal, ma olen ka mega rahul. Aga siiski, see on nagu suur summa selles suhtes, et kui üksi teed, siis maksad seda veebimajutust. Ma juba mõtlen tegelikult, et koduleht ära, kuulge, väga hea, kas saate mulle palun öelda, kui paljude teie jaoks on oluline, et mul on koduleht või nagu mitte mul, vaid mingil ettevõttel. Selles mõttes, et kui mina käisin koolitusel, kui ma enda ettevõtte tegin 5+ aastat tagasi, siis räägiti koolitusel, et et see ikkagi näitab usaldusväärsust ja koolitusettevõttel nagu võiks ikkagi olla. Mul on baumkoolitus.ee, võite minna vaadata, kui viitsite. Koduleht on aga reaalselt ma tegelikult ei ole kindel, palju sellest kasu on, et mul see koduleht on ja kas mul on mõtet seda veebimajutust maksta iga aasta. Ja nüüd nad tõstsid veel hinda, mille tõttu ma hakkasingi mõtlema, et äkki ei ole vaja. Et jah, ühesõnaga, öelge palun, kas on vaja või ei ole vaja. Nii, aga nüüd me oleme jõudnud siis selle Ripsma dušini ja ma mäletan, et ma lugesin selle kohta. Ja see tundus, et see on siis, hari on siuke nagu mulle meeldib, eks? Niuke kummist. Et mulle tundus, et ta on seesama nagu, mis tubing, kuigi praegu ma selle paki pealt ei leia mitte midagi selle kohta. Ma panen ühe kihi peale praegu ja siis ma näitan teile. Täiesti uus Ripsma duš, kunagi ei ole nii hea minu arust, kui ta pärast on. Aga vahe on selline. Ja Ripsma duš ise on siis Essence Without Limits Wow Length. Selline. Teisele ka. Tead, ega ma ei oska enne selle kohta midagi öelda selles osas, et kas ma siis tellisin õigesti ja lugesin õigesti. Või ma ei tea, mis ma jälle mõtlesin sellel ajal. Enne kui ma õhtul seda maha hakkan võtma. Või tegelikult, ega kui ta näiteks pudenema hakkab, siis ma saan vahepeal ka aru. Sest tegelikult nüüd, kasutades neid tubing Ripsma duše, ma saan aru, kuidas mind varem ikkagi häiris. See, et need tavalised pudenema hakkasid, isegi mu see lemmik Rimmeli oma. Ikkagi vahepeal pudenes ja läks silma ja lihtsalt, et aga ma olin nagu harjunud sellega, sest et ta nagu nägi normaalne välja, ta ei ärritanud nagu niimoodi mu silmi, et see nagu konkreetselt elu oleks seganud. Aga nüüd, kasutades neid tubing, ma ei tea, kus ma üldse, siin on nüüd, kuidas ma üldse ära näsin, aga ma tahtsin näidata, et siin on nüüd 2 kihti, siin on 1. Nii et tegelikult ta on hästi hea, on see kummistari sama nagu sellel kallil, mis ma praegu on. Ta kammib ka ja kuidagi hästi kannab peale, hästi kammib ja eraldab ja jääb siuke loomulik. Nii, siin on nüüd 2 kihti. Praegu ma olen väga rahul, ma ütlen ausalt, aga ma räägin, ärge uskuge mind praegu. See on see Ripsma duš, ärge uskuge mind praegu, uskuge mind siis, kui ma räägin sellest siis, kui ma olen teda juba tükk aega kasutanud. Siis ma veel ei osta sellist asja nagu mingid uued hobiprojektid. Nagu mul tuleb hoog peale, nii nüüd ma hakkan maalima. Ostan kõik maalimistarved, nüüd ma hakkan fotograafiaga tegelema, ostan kõik asjad. Et see on lihtsalt ebareaalne, kuidas ma suudan ka hoogu sattuda mingitest uutest asjadest ja see on nagu raske saab olema, aga mul on suvel tegelikult kodus tahan suur puhastust teha, kõik pildid tahan ära sorteerida jälle, mis on jäänud nüüd ja siis tahan oma mu klass lõpetab nende nagu selle klassi video valmis teha, mille jaoks ma olen filminud viimast 3 aastat. Nii et ma arvan, mul on tegemist siin piisavalt, ehk mul ei tule mingit hoogu peale hoiki pügalt nagu tõesti. Siis, mis juhtus nüüd? Üks hakkab toas aukuma, teine hakkab õues aukuma. Mul on uks eest lahti. Eest ust ei saa lahti jätta. Sealt saavad koerad tänaval, aga mul oli lahti, sest et ma tuulutasin, sest et need spagetid. Aga jah, et järgmine asi on tehnikavidinad, statiivid, valgused, kaamerad, mikrofonid, mitte midagi rohkem ei investeeri. Ma kasutan neid töös ja siin kanalil, aga siin see kanal on mu hobi, sellesse mul ei ole lihtsalt võimalust nii palju investeerida töös.
ma üritan nagu kokku tõmmata, natukene vaadata järgi, mis saama hakkab, nii et tegelikult praegu mitte ja üks põhjus on ka see, et mul on tegelikult vaja uut arvutit, sülearvutit, mis mul on 5 aastat vana ja juba hakkab ajale nagu jalgu jääma ja mingid asjad ei tööta nii hästi kui peaks. Ja tegelikult telefoni ka, sest see on ka samal ajal ostetud 5 aastat või rohkem. Et ma pigem nagu proovin mitte osta neid väikseid vidineid, mida jooksvalt nagu tundub, et vaja võiks olla ja pigem investeerida siis arvutisse ja telefoni, kui vähegi võimalik, et ma ei taha järelmaksuga ka nagu võtta, aga need on kallid asjad, et nad oleksid sellisel tasemel, nagu mul vaja on töös ja. Siis igasugused dekoratiivesemad kuju on ju, ei telli enam, varem ma rääkisime on ju, tellisin küünlad, pleedid, padjad, kaunistused ja vaasid ja asjad, aga vaasid, tegelikult mul oleks vaasi vaja, sest mul ei ole vaasi väga, aga samas on ka see, et praegu on lilled morsikannus, kui keegi toob. Tihti mulle ikka lilli tuuakse. Nagu Mari-Liis ütleb alati, et kui lilli tootes juurtega, et mul on ka väga see nagu, mulle meeldib ka, et mul lõikelilledest on kahju lihtsalt. Mulle meeldivad nad küll, mul kahjust, nad kuivavad ära. Ja seetõttu ma neid ei osta ise koju ja ei kasuta neid vaasi, nii et morsikann jääb. Ja nii on, ja ma ei osta vaasi. Nii, siis aeda, igasugused lilled, aiakaunistused, ma ei osta mitte midagi saasta, sest et esiteks meil on maja soojustus pooleli, need plaadid on hoovis, need tuleb seina ära panna, paar rakent on ette panna, need tuleb ära panna, kõik on nagu muru peal on või nagu hoovis. Nüüd tuli välja, et see ma ei tea, kes mäletab need naabrid, kellest ma rääkisin, ükskord mäletate või? Tuli välja, et nende kuur on osaliselt meie maa peal ehitatud. No võt siis. Selline point, nii et ma ei teagi, mis ma nüüd tegema pean. Aga jah, ei osta aiakaunistusi, ei osta lilli. Ja nüüd viimane asi, mis ma tellisin, oli see huule nagu vildikas, mis siis on kaua püsib. Ja tegelikult ma proovisin seda Nixi oma ja ma olen tegelikult aru saanud, nüüd, kuna see oli esimene see kaua püsib, mida ma proovinud olin, siis mulle tundus nii lahe. Aga nüüd ma olen aru saanud, et tegelikult ikkagi ei püsinud väga kaua, sest need lubadused, mis seal peal oli, sellele ta küll ei vastanud, et nii palju tunde umbes püsib. Ma ei tea, siin see oli ka tegelikult ainult mõni euro maksis, aga ma olen näinud, et seda kiidetakse. Seda oli erinevaid tooni ma võtsin sellise, ma ei tea, jälle hea enne koosolekut katsetada. Aga ja üldse need on hirmsad tegelikult. Kui mööda huulest joon viltu läheb, siis aga kui me juba siin oleme, on ju, hea küll, proovime. Kohe ma võin öelda, et toonivalik on parem kui see, mis mul Nixi oma on. Mugavam on kasutada kui see, mis mul Nixi oma on, sest Nixi oma on nagu selline veits, ta ei ole nagu kõva otseselt, ta natukene niimoodi annab järgi, kui paned, aga see on nagu niimoodi, et nii nagu paned, nii läheb ja tundub, et on hea, ma ütlen, ma ei oska midagi öelda selle kohta nüüd kaua ta püsib. Selles suhtes ma annan teile teada. Aga üldiselt väga mugav kasutada. Ja mina värvin terved huuled ära sellega, pärast panen lihtsalt huulelõike peale, sest et ma ei taha, et mul ainult jooned püsiks terve. Issand, kui hea, ma olen nii rahul. Ma tõesti nüüd annan teada, kuidas ta püsib ja kõik need asjad. Ja kui ta on nii hea ja püsib, siis vabalt teisi toonest jälle. Mingi 3-4 eurot. Ma olen kuulnud, et on mingitel kallistel firmadel 30-40 eurot on ja sees on ka jumala vähe neil. Siin on 2,5 milli, see on jumala normaalne. Nii et selles mõttes ma olen väga rahul sellega. Aga ongi viimane asi jäänud, et mida ma 3 kuu jooksul siin, see on jälle see, et ma ei tõmba nulli, aga see väljas söömine ja koju toidu tellimine. Mul on nii kiire olnud, et hästi lihtne on lastele lihtsalt öelda, nad tulevad, kas me võime midagi tellida, endal pole aega, et normaalselt õhtusööki teha, muidugi, võtke tellige, või välja sööma minna, minge sööge. Tuleb sealt pealt kokku tõmmata, sellepärast, et see ei ole normaalne. Selles mõttes, et võib ikka väljas söömas käia ja koju tellida, aga lihtsalt nagu mõistlikkuse piirides. Mina tunnen, et meie isiklikuks piiriks on natuke läinud üle mõistus ja mul tuli meelde, et ma tellisin ühe asja veel. Meigi kinniti, samamoodi. Kui see on hea, see on nii soodne, ei ole vaja neid kallimaid osta, et
põhimõtteliselt, mul jäi lehvik üles, aga põhimõtteliselt jah, nii on, et päriselt ma kavatsen seda teha, et kui ma nüüd midagi, vaatame kõigepealt, milline see natuke alguses tekitas mingit veidrat asja siia alla. Ta on siis selline. Aga iseenesest see sprei tundub normaalne. Väga õrn. Lõhnab nagu, ma ei tea, juuksuri salong. Natuke suutsin ripsma nüüd laiali ajada, aga ma annan teada, kuidas ta hoiab. Ma ei tea nüüd, ma loodan, et see sobib siis koosolekule mineku meigiks. Juuksed ka mingi ära, riided vahetan ka ära. Aga jah, et mõte on nüüd siis selles, et enne ostu mõtlen, kas mul on ikka seda vaja või ma lihtsalt tahan seda. Ja üks asi, mida üks YouTuber ütles, jumala hea, kui sa mõtled midagi kas osta või mitte ja vastus ei ole kohe jah, siis ei ole nagu võib-olla, et siis ta on ei, siis ära osta. Kui on kohe jah, siis mõtle natuke. Ja vaata, kas on vaja. Et mina ei tea, praegult jälle hea võimalus, soovitage mulle oma kokkuhoiu nippe ja ma loodan, et me saame koos siin teha ja olla, sest et alati kuidagi, mina ei tea, kuidagi satub nii, et meil paljudel inimestel on sama olukord, mis mul. Praegu ma panen lihtsalt need asjad kokku, seepärast, et no, ei ole midagi, ei tule maha. Natuke tuule palsmütsi pea. Annan teada neile, kuidas asjad oli ja andke mulle teada, kas teie ka kokku hoida plaanite või mida te teete selleks, et kokku hoida. Ja aitäh, et te vaatasite, aitäh, et olemas olete. Mul on hea meel alati teie kommentaarid üle ja meelega loen ja vastan nii kiiresti kui võimalik ja näeme juba siis, kui näeme. Tšau!